Ei, ma ei tea peast, mis on Kuveidi pealinn ja ma ei õpi ülikoolis eesmärgiga saada kooliõpetajaks. Tere, mina olen Elise ja ma õpin Tartu Ülikoolis geograafiat. Võib-olla sa juba tead või oskad ette kujutada, millised need geograafia õpingud on, kuid see ettekujutus ei pruugi üldse tõele vastata. Geograafia on lai ja silmi avardav eriala, mis loob eksperte, et tegeleda suurte ja tähtsate probleemide ja küsimustega. Näiteks, kuidas lahendada kliimakriisi või mida teha ülerahvastuva maailmaga. Ülikoolis jaotub geograafia bakalaureuseõpe 3 võrdseks osaks. Nendeks on inimgeograafia, geoinformaatika ja loodusgeograafia. Inimgeograafia keskendub inimestele ruumis. On oluline teada, palju on inimesi, kus nad asuvad, millist väärtust nad loovad ja kuidas nad üheskoos moodustavad toimivaid ühiskondi. Sinna alla kuuluvad sellised põnevad tegevusalad nagu linnaplaneerimine, demograafia, kultuurigeograafia, mobiilsus ja turism. Kui su hobi või huvi on aga IT, kuid sa arvutitehnikat või IT-d õppima minna päris ei soovi, siis on geoinformaatika täpselt sulle. Me kõik loome kogu aeg ruumiandmeid iga oma tegevusega, nii et tööd on palju ja palk on nagu IT-sektoris ikka. Saad tegeleda näiteks andmebaasidega, tarkvara arendada või teha hoopis kaarte. Loodusgeograafina võid sa tulevikus hakata tegelema keskkonnakaitse ja keskkonnaseirega või hakata hoopis teadlasena tööle. Tudengina ootab sind hulganisti ägedaid ja lõbusaid prakse, näiteks paadiga järvel või saapaid pidi soos. Sa saad töötada näiteks moodsas maastikulaboris ja tegeleda kasvuhoonegaasidega. Mina teadsin juba pikalt, et tahan õppida geograafiat. Bakaõpingute ajal sain töökoha geoinformaatika ettevõttesse ning praeguseks olen tööl hoopis Esponis, mis võimaldab mul tutvuda ja koostööd teha rahvusvaheliste regionaalplaneerimise ekspertide ja teadlastega. Ja ma ei ole isegi veel magistrantuuri esimest aastat ära lõpetanud. Aga minu nõuanne, päriselt, tule tudengivarjuks. See on parim võimalus näha, kui imepäraselt äge kamp aktiivseid ettevõtlikke inimesi õpib geograafiat, kui targad, humoorikad ja kihvtid on meie õppejõud, kui lahedad üritused ja ühised ettevõtmised meil on omavahel ja koos õppejõududega. Ning sa kuuled kõiki neid ägedaid lugusid, kuidas me koos matkamas ja suvepraksides käime, reisime Eestis ja välismaal ja kuidas ma hinnete saamise nimel saunast Euroopa kõige laiemasse koske hüppasin. Geograafia on kood, mis projekteerib meie tulevikku. Tule ja murra see lahti.